Me oleme korduvalt oma saadetes rääkinud kroksidest, aga täna räägime ka kroksidest veidi teises võtmes küll. Me oleme nimelt tulnud ortoosikeskusesse ja Kalev, räägi, kas kroksid on tõepoolest sellised jalasõbralikud jalanõud? No, nüüd ma olen isegi mõned päevad seda kandnud ja tundub, et on sõbralikud. Sellepärast, et siin esiteks ma ei oska seda materjali küll nii hästi kiita, aga tegelikult on siin üks hea asi, mida teistel jalanõudel nagu ei ole, on see, et see tald võtab ka selle kuju, milline on sinu jalg. Kas ta on siis kõrgepüüa või madal? Aga kas on ka inimesi, kes võib-olla ei tohiks neid kanda ja mida sa neile soovitad? Ma arvan, et näiteks kuna siin on pisikene niisugune massaaži efekt sees, eks siin on niisugused, ütleme, väiksed triibukesed ja punnikesed, siis need võivad, ma arvan, kahjustada jalga inimestel, kellel on diabeet. Teine asi see, et inimesed, kes kannavad tallatugesi, peavad kandma jalanõud, mis on täiesti siledad seest. Et asetada sinna siis oma see individuaalne tallatugi, mis on spetsiaalselt nagu teema järgi tehtud. Kas kroksid võivad olla abiks ka sportlastele ja aktiivselt spordiga tegelevatele inimestele? No seda ma arvan küll. Näiteks siin, et see sama, mis on minu käes, on ju tegelikult väga hea just sellepärast, et kes kasutavad niisugused spetsiaalspordi jalanõusid, ehk kui jalgratturitel on rattakingad ja jalgpalluritel on putsad, siis need on tegelikult väga kitsad, hästi kitsad, need on nii täpselt sinna jalge pandud. Peale siis seda mängu minna duši alla pesta ja kasutada neid jalanõusi, kus ütleme, varbad ja päka osa saavad rahulikult puhata. No miks mitte, ma arvan parimad. No minu jalgu sa täna skännisid. Ma sain üht-teist huvitavat oma jalgade kohta täna teada. Näiteks ma isegi pole kunagi selle peale tulnud, et tulla siia lasta oma jalgu skännida. No naistel on see nagu natuke rohkem näha võib-olla kui meestel ja ta tuleb natukene varem. On see, kui ikkagi näha, et suure varba kõrval hakkab niisugune moodustis tekkima, siis ütleme siis, mille siis niisugune diagnoos on halluks valgus. Et siis võiks ikka juba ruttu hakata selle peale mõtlema, et seda asja nagu pidama saada. Need asjad saadakse pidama ja nad ka korrigeeruvad ilusti. Tegelikult naistel võiks hakata seda asja jälgima 20. eluaastast. No kas sina soovitaksid naistel käia pigem kroksidega või kõrgete kontsadega? No kindlasti kroksidega siis. Kõrged kontsad on ka tegelikult, ega siis kui õhtul minnakse teatrisse või diskole ei keela keegi neid jalga panemast. Seal on lihtsalt see, et kui jalg on mingil määral deformeerunud, siis ta päev otsa saab nagu koormust ja kui ta paned õhtul selle kõrge kontsa jalga, siis ta saab küll koormust ja pluss veel lisakoormust. Seda on natuke juba liiga palju. Ja siis need deformatsioonid süvenevadki ja see ongi just naiste probleem. See on üks nendest, on kõrged kontsad. Nii et tulge siis siia ortoosikeskusesse ja laske oma jalad testida.